Trump hävitab 122 aastat FIFA ajalugu pärast punase kaardi tühistamist ja muudab kohtuniku otsuse ülemaailmseks jalgpallikriisiks. Nii et ma palusin FIFAl selle otsuse üle vaadata. Rääkisin mehega, keda väga austatakse ja kelle vastu muide austus kasvas 10 korda. Ja ta oli juba enne seda kõike hea, aga tead, ta tõesti viis selle asja siin riigis edasi. Mina olin see, kes pani nad seda tegema, mitte Biden. Biden mähas. Juhtum puhkes esmaspäeval 2026. aasta 6. juulil pärast seda, kui FIFA tühistas Fulani Baloguni, Ameerika Ühendriikide ründaja, automaatse mängukeelu, lubades tal 8-finaalis Belgia vastu mängida. Otsus tuli pärast seda, kui Donald Trump tunnistas, et helistas FIFA presidendile Gianni Infantinole, et paluda olukorra ülevaatamist. Trump ütles ovaalkabinetis, et see polnud viga ega isegi rikkumine ning kritiseeris veel ka Brasiilia kohtuniku Rafael Clausi, nimetades tema tausta kahtlaseks. Siin muutub lugu suuremaks kui lihtsalt jalgpall. Santa Claras Bosnia ja Hertsegoviina vastu antud punane kaart muutus poliitiliseks surveks, Euroopa reaktsiooniks, Belgia vaidlustuseks ja autoriteedikriisiks FIFA sees. Organisatsioon ei kustutanud tehniliselt kaarti arvestusest, kuid peatas selle kõige raskema mõju, keelu mängida järgmist kohtumist. Neile, kes jälgivad MM-i, oli see sõnum tugev. Reegel, mis tundus automaatne, sai erandi, kui karistada saanud mängija oli Ameerika Ühendriikide otsustav lüli. UEFA reageeris, öeldes, et FIFA ületas punase joone. Belgia kiirustas otsust vaidlustama. Trump tähistas seda sammu kui geniaalset otsust. Mis muutus FIFA sees? Miks surve mõjus? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Folarin Balogun saadeti platsilt minema 1. juulil 2026, kui Ameerika Ühendriigid võitsid Bosnia ja Hertsegoviinat 2-0 maailmameistrivõistluste 32 meeskonna faasis. See olukord juhtus Santa Claras, Californias. Brasiilia kohtunik Rafael Claus ei andnud kohe kaarti, kuid VAR kutsus ta. Ta vaatas olukorra videolt üle ja näitas otsest punast kaarti Ameerika ründajale. Tavaline karistus otse punase kaardi eest oli lihtne, automaatne mängukeeld. See jätaks Baloguni mängus Belgia vastu välja, mis toimub sel esmaspäeval Seattle'is 8-finaalis. Spordiline mõju oli tohutu, sest Balogun oli üks Ameerika Ühendriikide tähtsamaid nimesid sellel turniiril, olles löönud 3 väravat ja omades otsest rolli Mauricio Pochettino juhendatava koondise rünnakus. Donald Trump sekkus juhtumisse, sest pidas väljaviskamist ebaõigluseks Ameerika koondise suhtes. Nii et ma nägin seda olukorda ja olen inimene, kes armastab sporti. Olin hea sportlane ja saan spordist väga hästi aru. Tõesti väga hästi. Ja see ei olnud viga. See polnud isegi rikkumine. Need olid lihtsalt 2 meest, kes jooksid suurel kiirusel ja kogemata põrkasid teineteisega kokku. Sa ei suuda joostes oma jalga õigesti teise inimese jalale panna. Ei, need olid lihtsalt 2 suurt sportlast, kes juhtusid omavahel sassi minema. Valges majas ajakirjanikega rääkides ütles ta, et rääkis Gianni Infantinoga ja palus olukorra ülevaatamist. Trumpi sõnul jooksid mõlemad mängijad suurel kiirusel ja põrkasid lõpuks kokku. Tema arvates ei olnud viga, ei olnud tahtlust ning polnud põhjust Baloguni väljalangemismängust eemaldada. Trump ründas ka Rafael Clausi otsust. Ameerika president ütles, et kohtunik oli kahtlane, kui vaadata tema varasemat ajalugu. Ja see kohtunik on üsna kahtlane, kui sa tema ajalugu kontrollid. Ma ei taha seda öelda, sest mulle ei meeldi poleemikat tekitada, aga see on väga kahtlane. Kui sa tahad, ma näitan sulle tema ajalugu. Ta tegi sellise kohtuniga otsuse, mida keegi ei suutnud uskuda, tead. Isegi teisel poolel olevad inimesed. Nad ütlesid, vau, meil vedas, uskumatu, see on väga huvitav. Nad ütlevad, et nad ei näita seda neile. Süüdistus asetas brasiillase seni suurima MM-i skandaali keskmesse. Ilma selle kahtluse kohta avalikke üksikasju esitamata kasutas Trump seda fraasi, et rõhutada, et väljakul tehtud otsust ei tohiks pidada puutumatuks. FIFA vastas haruldasse sammuga. Distsiplinaarkomitee kasutas distsiplinaarkoodeksi artiklit 27, et peatada karistuse täideviimine 1 aasta katseajaks.
see tähendab, et Balogun sai loa mängida Belgia vastu, kuid karistus ei kadunud täielikult. Kui ta selle perioodi jooksul sooritab veel ühe sarnase rikkumise, võib peatatud karistus uuesti jõustuda koos uue karistusega. Tegelikult oli Ameerika Ühendriikide jaoks oluline tulemus. Ründaja oli saadaval. Belgia reageeris kohe, sest ta oli Ameerika Ühendriikide otsene vastane. Belgia jalgpalliliit vaidlustas Baloguni mänguõiguse ja väitis, et otsus oli vastuolus turniiri enda reeglitega. Belgia jalgpalliliit märkis, et automaatne mängukeeld punase kaardi järel oli enne turniiri uuesti kinnitatud, sealhulgas ringkirjas, mis saadeti alaliitudele 12. mail 2026. Belglaste arvates rikub selle arusaama muutmine vahetult enne väljalangemismängu spordilist võrdsust. Belgia peatreener Rudi Garcia sekkus samuti arutellu, tehes seda irooniliselt. Ta ütles, et ei teadnud, et FIFA kontorites on 5. juuli muutunud 1. aprilliks, viidates Euroopa naljapäevale. See lause näitas, kui suur oli ärritus. Belgia ei käsitlenud vabastamist kui administratiivset pisiasja, vaid kui rasket muudatust otsustava mängu eelõhtul. UEFA oli veelgi karmim. Euroopa jalgpalliliit väitis, et FIFA ületas punase joone, kui peatas aastaks automaatse mängukeelu, mis rakendub pärast punast kaarti. Kriitika ei piirdunud ainult Baloguni juhtumiga. Sõnum puudutas jalgpalli usaldusväärsust. Kui reegel ei tundu enam etteaimatav, kaotab võistlus usaldusväärsuse. Ja kui otsus ilmub pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide president helistab FIFA presidendile, lahkub kriis väljakult ja siseneb poliitikasse. Trump eitas, et ta oleks andnud FIFAle korralduse. Ta ütles, et palus vaid ülevaatamist ja et ta ei saa organisatsioonile midagi ette kirjutada. Aga just selles seisnebki žesti jõud. Ameerika president ei pidanud välja andma dekreeti, allkirjastama dokumenti ega algatama ametlikku protsessi. Piisas vaid Infantinole helistamisest, mängija avalikust toetamisest ja väljakult eemaldamise muutmisest valitsuse teemaks. Kui koondis suudab poliitilise surve tulemusena punase kaardi mõju peatada, siis kus see piir jookseb? Treenerid ja juhid hakkasid küsima, kas ka teised koondised saavad enne otsustavaid mänge karistusi vaidlustada. Hirm on selles, et avatakse uks, mida FIFA hiljem enam sulgeda ei suuda. Thomas Tuchel, Inglismaa peatreener, küsis, kui kaugele see uus tee võib viia. Tema küsimus on lihtne. Kes otsustab, millist kaarti võib üle vaadata, millise aja jooksul ja milliste kriteeriumite alusel? Sellised küsimused suurendavad kriisi tõsidust, sest see näitab, et Baloguni juhtum ei jäänud ainult Ameerika Ühendriikide ja Belgia vahele. Ta jõudis ka teiste koondiste riietusruumidesse, kes samuti mängivad MM-il suure pinge all. Endine FIFA president Sepp Blatter kritiseeris samuti olukorda. Ta ütles, et punaseid kaarte ei tohiks tühistada poliitiliste telefonikõnede tõttu, vaid reeglite, tõendite ja sõltumatute organite alusel. See avaldus on mõjukas, sest see tuleb kelleltki, kes tunneb FIFA struktuuri seestpoolt ja mõistab, kui suur kahju võib tekkida, kui organisatsioon näib olevat valitsusjuhtide mõjule haavatav. 2026 aasta maailmameistrivõistlused jõuavad 8. finaali täisstaadionite, kõrgete vaatajanumbrite ja otsustava õhkkonnaga, kuid nüüd ka institutsionaalse varjuga turniiri juhtimise kohal. Ja see pani jalgpallimaailmas silmitsi reegliga, mis tundus kindel, kuni poliitika uksele koputas. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toeta meie projekti ja panusta rahaliselt ekraanil kuvatava PIX-võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida sind tõega kursis. Sinu panus aitab meil jätkata.